Issand, ava mu huuled, et mu suu kuulutaks sinu kiidetavust. Jumal, tõtta mind päästma. Issand, rutta mulle appi. Sinu juures on elu allikas. Sinu valguses me näeme valgust. Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. Issandas armastatud vennad ja õed, me kuuleme tänase süüta laste päeva palvuse mõtiskluse aluseks Jumala sõna Uuest Testamendist, 1. Peetruse kirjast, 4. peatükist, salmid 12-16. Ja apostel kirjutab. Armsad, ärge võõrastage enestest tulekuumust, millega teid pannakse proovile, nii nagu sünniks teile midagi võõrast, vaid rõõmustage, et nii, nagu te olete Kristuse kannatuste osalised, võite rõõmuga hõisata ka tema kirkuse ilmumisel. Õndsad olete teie, kui teid teotatakse Kristuse nime pärast, sest siis hingab teie peal kirkuse vaim, Jumala vaim. Ärgu aga keegi teie seast kannatagu mõrtsukana või vargana või kurjategijana või teiste ellu sekkujana. Aga kes kannatab kristlasena, ärgu häbenegu, vaid andku Jumalale au selle nimega. Aamen. Armsad, täna me tähistame süüta laste päeva. Seda päeva, mil kuningas Herodes, kes kartis ettekuulutust, mida targad olid kogemata kombel tema ukse lävele toonud ja milles oli öeldud, et Jeesus laps on tulevane juutide kuningas. Lasi hukata kõik umbes selles vanuses poeglapsed lähiümbruskonnas. Kole tegu, mis oli kantud hirmust, mõistmatusest, vaevumatusest, süveneda, viitsimatusest ära kuulata. Tegu, millel olid tunnistajad kõigi nende leinavate emade ja isade näol. Ent mis Jeesus lapsest ometi mööda läks, sest ingli ilmutuse järel viis tema kasuisa Joosep, tema ja ta ema Egiptusse paguluspõlve, mis küllap ei olnud ka mitte lihtne ega kerge valik. Valik, mis tähendas pikka reisi, väeti rinnalapsega ajal, mil arstiabi oli kehval tasemel ja halvasti kättesaadav ja mil väikeste laste suremus oli kõrge ka parimates elutingimustes. See oli risk. Ometi oli see valik kantud usaldusest. Joosep, kellele kord juba oli saadetud ilmutus selle lapsukese kohta, et ta ei põlgaks ära naist, keda ta oli kosimas ja kes kandis last, kellest Joosep teadis, et see ei saa olla tema oma. Pärast seda esimest ilmutust usaldas Joosep seda teavet, mida talle niisugusel moel saadeti. Ta ei kahelnud, ei pannud imeks. Ta võttis ette selle teekonna, et kaitsta oma armastatud naist ja oma kasupoega. Rängad valikud, mis peavad olema kantud usaldusest Jumala vastu, sest muidu ei suuda me teha neid otsuseid. Muidu ei jaksa me võtta ette neid teekondi. Nii nagu Tehvani päev, mida me alles mõne päeva eest tähistasime, tuletab ka süüta laste päev meile meelde, et kristlase elu ei ole, ei saa olla, ei peagi olema lillede teel tantsimine. Ei pea olema lihtne ega kerge, vaid selle juurde kuuluvad rasked otsused ja see viha, mida tuntakse Jeesuse ja tema sõnumi vastu,
võib tabada ka meid. Ometi on süüta laste päev kinnituseks, et Jumal siiski omasid hoiab ja kaitseb, et ka kõigi nende ajalike kannatuste läbi on meile tagatud pääsemine, kui me teda usaldame. Usaldus Jumala vastu, Jumalaga koos olemine, Jumalaga käsikäes oma teed käimine on see, mis aitab meil taluda paljude jaoks nii imeliselt õnnelikku ja rõõmsat, ometi paljude jaoks ka üksinduse ja leinaga täidetud pühade aega. Aitab meid saada üle neist vigadest, mida me oleme teinud, neist valedest valikutest. Jumala abi on see, mis annab meile hingerahu ka siis, kui me ise ei tunne, et me oleksime oma elus kuigi hästi õnnestunud. Tänapäeval, kui kõik peavad olema võitjad, kui kõik peavad olema tugevad, ennast ise üles töötanud, saavutanud oma õnnesepad. Tänapäeval, kui hinnatakse välist ega pöörata tähelepanu sisemusele, tänapäeval vajame me üha enam seda Jumalaga koos olemist, Jumalaga koos käimist. Seesama Herodes, seesama julm mees sai siin ajalikus elus oma palga, suri võigast surma õige pea pärast seda, kui ta oli hävitanud need pisikesed olevused, kes ei olnud kellelegi siin elus kurja teinud. Seesama kuri mees, kelle kohta võiks nii mõnigi inimene küsida, et miks küll Jumal lubas tal teha kõiki neid tegusid, millega ta hakkama oli saanud. Ometi võiksime me sealsamas vastu küsida, aga miks me ise kurja teeme? Nii nagu Herodes oleme ka meie loodud Jumala näo järele. Nii nagu tema peaksime ka meie oskama hoiduda kurjast. Oskama armastada süütuid siin maailmas. Neid lapsi, kes ei ole veel õppinud kurja tegema, valetama, teesklema, ülekohtused olema ega kellegi peale näpuga näitama. Needsamad pisikesed lapsed, kes oma hirmsa ja ebaõiglase surma läbi pääsesid Jumala riiki juba siis, ilma kõigi nende ajaliku elu raskusteta, ilma kõhkluste ja kahtlusteta, siis selleks ei olnud nad veel küllalt vanad ja targad, võtsid nad vastu selle, mille Jumal lasi neile osaks saada. Ka meie võiksime võtta vastu Jumala antu, olgu siis hea või mitte nii hea, ilma et me kõhkleksime, ilma et me üritaksime iseenese tarkuses teha asju kuidagi paremini või õigemini. Selles maailmas, kus tuleb olla tugev, võiksime meie võtta enestele julguse olla nõrgad. Selles maailmas, kus tuleb olla saavutaja, võiksime meie võtta enestele vastuvõtja rolli. Ja kui siin ajalikus elus on populaarsed need, kes saavad Facebookis püsti aetud pöialdega käemärke, saavad teistes sotsiaalmeedia kanaliteski rohkesti järgijaid, kui suunamudijad ja arvamusliidrid on need,
keda imetletakse ja austatakse, siis meie võiksime võtta enestele selle rolli, et me ei püri mitte maailma, vaid Jumala usalduse ja Jumalaga koos olemise suunas. Et temast on meile küllalt ja me ei otsigi kedagi teist. Needsamad väetid, needsamad süütud, needsamad kaitsetud, kes peaksid olema kõige kaitstumad ja kõige hoolitumad siin maailmas. Tänasel päeval, head sõbrad, mõtleme me kõigile neile lastele, keda on kiusatud, löödud, alandatud, kelle kõht ei ole täis, kelle jõulupuu all ei ole ühtegi mänguasja, kellel ei olegi seda kodu, kuhu minna, kus olla kaitstud ja olla nõrk. Me mõtleme nendele lastele kusagil kaugel, teistes paikades, teistsugustes ühiskondades. Ometi on need lapsed ka siin meie hulgas. Ja mitte ainult lapsed, vaid need hüljatud, kellele empaatia puudega inimesed on liiga teinud. Need näpuga näidatud, kes ei püri ajaliku elu sära ja kuulsuse suunas. Need üksi jäetud ja välja tõugatud, keda Kristus nii väga armastas. Kui me mõtleme kõigile hüljatutele, kõigile mahajäetutele, kui me soovime oma palves, et Jumal oleks nendega, et Jumal neid juhataks ja trööstiks. Kui me mõtleme neile lastele, kes peavad olema üksi, kui nende vanemad teevad oma rasket tööd, et oleks leib laual ja tuba soe. Kui me mõtleme neile üksi jäetutele, kellele ei tule jõululaupäeval ühtki sõnumit, ühtki kaarti, ühtki külalist, kellega koos jõulurõõmu jagada. Kui me mõtleme neile inimestele mitte üksnes sellel Kristuse sünnipäeval, vaid igal järgneval päeval, järgneva aasta jooksul, kui me otsime nad üles, jagame nendega Jeesuse sõnumit, jagame nendega seda sõnumit, et Jumal ei hülga kedagi, et iga pagulane, iga põgenik, iga hüljatu on Jumalale kallis, siis ja ainult siis on tänane süüta laste päev oma eesmärgi täitnud. Head sõbrad, mulle meenub üks lause Stephen Kingi Lemmiklooма surnuaiast, kui väike tüdruk, kes oli jäänud ilma oma autole jäänud kassist, ütles oma isale südametäiega: Jumal, võtku endale ise kass ja jätku mulle minu oma alles. Kõigis nendes kaotustes, kõigis nendes raskustes, mis tulevad meie elus ette, Jumal on meiega. Ta ei võta meilt midagi ära. Ta hoiab meie jaoks alles. Kõik see, mille me kaotame siin, kõik selle saame me temalt 10-kordselt ja kuhjaga tagasi. Kui me teda usaldame, kui me tahame jääda tema kõrvale, kui me talitame nii nagu Joosep, võtame oma armsa pere ja läheme sinna, kuhu Jumal meid juhib. Mõtlemata sellele, mis meid ees ootab, mõtlemata sellele, mida me jätame maha. Kui me usaldame ennast tema armastuse hoolde, siis oleme me kaitstud. Siis
oleme me hoitud. Aamen. Ja me palvetame. Taevane Isa, meie täname sind, et sa kõigis raskustes, kõigis tagakiusamistes, kõigis muredes oled meie lähedal. Et sina oled alati olemas, ka siis, kui meie mõnikord ei märka pöörata oma silmi sinu poole, avada oma kõrvu sinu kutsele. Meie täname sind, et sa ei jäta meid iial üksi, et sa ei hülga meid ka siis, kui meie käime eksiteid, otsime iseenese tarkust, otsime maailma kaduvaid aardeid. Issand, ole ise meie teel juhtijaks ja saada ka meile oma inglite läbi südamesse see usaldus, mis juhtis Joosepit. Saada meile see meelekindlus, millele kutsub meid üles apostel, et me võtaksime vastu kannatused kristlasena, andes sinule au ja rõõmustades sinu kirkuse ilmumisel. Issand, õpeta meid usaldama, õpeta meid ihalema üksnes sinu armastust ja sinu lähedust. Õpeta meid andma ennast üleni sinu hoolde. Seda palume sinu nimel ja sinu õpetatud sõnadega. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issand, õnnistagu meid ja hoidku meid. Issand, lasku oma pale paista meie peale ja olgu meile armuline. Issand, tõstku oma pale meie üle ja andku meile rahu. Aamen. Õnnistatud süütalaste päeva teile kõigile, armsad. Olge hoitud.